Aga täna meil on paneelis siis Mihhail Lotman, akadeemik ja poliitik, siis Helen Tammemäe, kes on DJ ja Müürilehe peatoimetaja, ja Jevgeni Ossinovski, kes on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Riigikogu liige. Ja peamised teemad, mida me siis täna käsitleme, on akta, müüdid ja tegelikkus, intellektuaalne omandi kaitse 21. sajandil ning varastamine ning kopeerimine remix-kultuuris. Ka on üks väike reegel, et panelistele endile, et juhul kui te soovite sõna, siis teil on kõigil pastakas laua peal, lihtsalt tõske enda pastakas üles, kui soovite sõna. Väga hea. Et siin veel koguneb inimene ruumi, siis ma ootan vaja, kui teil maha istuda. Teeks ühe sotsiaalse katse, et palun 10 inimest on seal tees. Aga teeme vahepeal ühe katse ära, et palun tõstke käsi, kes on viimase, ütleme, 2 kuu jooksul teadlikult või kogemata tegelenud piraatlusega. Ärge muretsege, kõigilist pilti ei keele. Selge. Kuidas võib kogemata? Kogemata võib täitsa seda juttu, näiteks torrentides, väga paljud inimesed teavad torrentides, nad laevad ka seda üles enda andmeid näiteks. Vot, aga alustame siis pihta, et meil on valitsus ja ministeeriumi ametnikud pidevalt korrutanud, et akta ei muuda suurt midagi. Ometi saal on täna täis, varsti on see marun täis, et näib, et inimestele see teema ikkagi läheb korda, et mida ta siis ikkagi muudab, et muidu rahulik eestimaalane koduseinte vahelt välja tuleb. Äkki keegi paneelis, äkki kõik te paneelis teeksite alustuseks ühe lausega, et mida ta siis ikkagi muudab. Alustame Mihhail Lotmanist. Aktaga on nii, et on kirjutatud üsna üldiselt ja ta kohe võib üldse mitte midagi muuta, aga seal paljud formuleeringud on sellele, et võib teha ära, võib mitte sealt teha, see on isikliku vaata. Aga kes otsustab? See on ametnik, kes on see. See annab ametnikele palju suurema omavoli ja võib muuta veel. Aga võib-olla, kas tohib ma alustan natuke teisest? Jah, võite küll. Mis muudab. Samas on, mul on üsna kummaline siin rääkida, ma olen mitmes sellises nõukogudes osalenud, kus minu vastus olid väga tugevad oponendid. Siin on kõik veename, et kõik oleme akta vastu ja vist ühtegi ei ole pooltajad siin või äkki on. Ei ole. Siis mul see ürituse mõte nagu ei tule eriti õige. Ühtegi ei ole akta. Aga ma küsin veel sellist, ma teen 20 aastateks või. Kes on akta teksti lugenud? Ahaa, tähendab inglise keeles. Sest eesti keel on, nagu üks jurist ka tõestas, mitte tõestas, aga toetas minu arvamust, et seal on mõned kohad mitte valesti, aga vastupidiselt. Nii et mõned siiski on lugenud. Vot see, mis ma ütlesin, et erinevad formuleeringud. Artikkel 14, esimene ja teine lõik. Esimene ütleb, et peab deklareerima kõik, mis on sellist kaubanduslikud mahud. Ja teine lõik ütleb, et võib mitte deklareerima, may be excluded. Ja see, et võib olla seal mõnda. Aga kes seda otsustab? Nii. No, võib-olla pärast. Mina arvan, et eks akta ongi selleks ellu kutsutud, et midagi ei muutuks. Ehk siis akta takistab meie edasist arengut ja võib-olla ta ei muudagi midagi ja see olekski üks kohutavamaid asju, mis saaks juhtuda. Kui me ei saaks areneda edasi oma loomulikku teed pidi. Kõik.
ma siis võib-olla, kuna debatti tundub, et tuleb vähe, et ma siis natuke võib-olla kaitsen valitsust, et siis võib-olla tekib see debatti, et põhimõtteliselt kui seda akta väga üldsõnalist teksti vaadata, siis on selge, et otsest kohustust Eestil oma seadusi muuta ei ole, et enamik karistusi on tegelikult meil juba niigi kirjas ja küllaltki karmilt ja nagu ka juba viidati enne seda, et päris paljud artiklid hakkavad väljendiga, et vastavalt oma riikide seadusandlusele ja lõpevad siis sõnadega, et võib, kui peaks tekkima vajadus. Et selles mõttes otseseid seaduse muutmisi tõenäoliselt Eestis ei olegi, aga ja seda on tegelikult ka majandusministeeriumi ametnikud välja toonud, et mujal Euroopas ei ole asi päris kooskõlas, mitmes riigis ei ole päris kooskõlas aktaga, mis tähendab seda, et Euroopa Liidus killustatuse vähendamiseks peab muutuma Euroopa Liidu tasemel õigusakte, mis tähendab, et Euroopas tulevikus tõenäoliselt võetakse vastu mingisuguseid direktiive, mis otseselt siis kohalduvad ka Eestile, nii et kaudselt see muidugi võib mingites aspektides Eestit ka mõjutada. Lisaks siis ka see üldine punkt, mida Justiitsministeeriumi ametnik väga ilusti väljendas, et akta ei muuda otseselt meie õigusruumi, aga muudab meie õiguspoliitilist ruumi, ehk siis kaudselt siis järgnevate seaduste väljatöötamisel kindlasti aktat kui välislepingut siis võetakse arvesse. Selge. Jah, palun. Kui juba akta kaitseks läks, siis ma olen ka paar lisaargumenti. Lisaks sellele, millest ma olen kirjutanud. Esimene akta pluss on see, et see on rahvusvaheline lepe. Ja miks see on hea, sellepärast, et on oht, et osa riigidest ja mõned on juba seda teed läinud, hakkavad ise oma sisemist aktat tegema, mis võib olla palju halvem ja karmim kui see suht üldine ja selline leebe. See on punkt üks. Ma ütlen see kaitseks, aga minu jaoks see on üsna nõrk argument, aga lihtsalt see on. Ja teine on palju huvitavam. Meie kõik oleme siin internetivabaduse poolt. Ja kui me nüüd võtame, teeme sellise skaala, riigid, kus on internetivabadus ja riigid, kus on autoriõigus kaitstud, siis me näeme, et see on sama skaala praktiliselt. Et need riigid, kus on suur internetivabadus, seal on ka autoriõigused rohkem kaitstud. Hiinas internetivabadus on next to nothing ja autoriõigused on samal tasemel. See paneb mõte. Nii. Selge. Aga Ossinovski, te olete enda blogis kirjutanud, et Eesti seadusi tuleb akta valguses muuta. Kas te oskate tuua siis ka näiteks konkreetseid näiteid selle kohta, et mida seal tuleb näiteks muuta? No põhiline punkt on see artikkel 27 aktas või selle siis see footnote, kus siis räägitakse sellest, et vastavalt oma riikide seadusandlusele peab riik garanteerima siis selle autoriõiguste kaitse, kas siis seades sisse või arendades edasi siis internetiteenuspakkuja kohustust jälgida siis seda infovoogu, mis on otseses vastuolus Eesti infoühiskonna teenuste seadusega, mis siis internetiteenusepakkuja sellest vabastab. Et see on põhimõtteliselt ja mis on tegelikult võetud vastu algselt Euroopa direktiivi nagu nõudmisel. Ja kui seda direktiivi siis nüüd akta valguses muutma peaks hakkama, siis me peame muutma ka seda infoühiskonna teenuste seadust, mis loomulikult ongi see põhiline oht, et internetiteenuse pakkuja hakkab kontrollima siis inimeste infovooru. Aga teist küljest muidugi kõik need asjad peavad minema läbi Riigikogu ja see on see valitsuse seisukoht on see, et Riigikogus on küll vähe, aga siiski piisavalt mõistlikke inimesi, kes siis nagu sellega ei nõustuks. Aga näiteks suurt segadust on ka see tekitanud, et kas akta tuleks ratifitseerida Riigikogus või piisaks siis juba ainult see valitsuse nõusolekust. Kuidas siis sellega täpselt on? Millest selline kaetimõistmine? Sellega on niimoodi, et sisuliselt Eesti välislepinguid tuleb ratifitseerida Riigikogus välissuhtlemisseaduse paragrahv 20 alusel siis, kui see on
palju erinevaid tingimusi, aga ainuke, mis akta puhul sisuliselt nagu asjasse puutub, on see, et sellega muudetakse Eesti seadusi. Ja kuna valitsus ütleb, et see seadus ei muuda, siis akta selle punkti alla ka ei lähe. Ja sellepärast Välisministeerium on olnud seisukohal alati, et seda ei ole vaja ratifitseerida, aga nüüd tänu avalikkuse survele siis Justiitsministeerium leidis mingisuguse variandi seal, kuidas siis ikkagi leida see alus, miks see Riigikokku peaks tulema, et valitsus on see nagu mitteformaalselt see otsus tehtud, et see tuleb Riigikokku ratifitseerimisele, ehkki Eesti seadus tegelikult ei nõua seda. Selge. Ja see on tegelikult meil juba üsna suur võit, sest et kui see, mida ma rääkisin järele volikogus, eesseisuses Riigikogus, milline minu jaoks on nagu õige stsenaarium, et see tuleb Riigikokku ja selle ratifitseerimine katkestab. See tähendab, et kui ta on Riigikogu selle katkestada, siis valitsus ei saa seda nagu tagasi ise ratifitseerida. Ja nimelt see, et ta tuleb Riigikokku ja võib loota, et ta sinna jääb. See on juba ühtsuse suur võit. Aktat on näiteks kaitstud ka väidetega, et see tuleb kasuks Eesti ettevõtete konkurentsivõimele välisturgudel. Et mis te arvate sellest väitest, et kas sellest tuleb, on sellest siis kasu või ei ole? No, selles mõttes, et akta põhiline probleem, minu meelest põhiline probleem ei ole selles, et oleks kuidagi eriliselt ohtlik põhiõigustele. Põhiline probleem minu jaoks on see, et see tegemist on täiesti mõttetu lepinguga. Ja see on ka üks küsimus, miks ta minu meelest on mõttetu. Et kui enamik põhilisi artikleid algavad sõnadega, et vastavalt oma riikide seadustele liikmesriik võib, siis täpselt need samad sätted laienevad ka kõikidele nendele teistele riikidele, kus need autoriõigused ei ole kaitstud. See on ju valitsuse põhiline argument, et Eestis ja Euroopas on kõik korras, aga võt seal Singapuris, Marokos, Koreas, mis riigid seal veel on, et seal ei ole, siis akta jõustumine siis sunniks neid riike seda tegema. Aga nendele laieneks täpselt samamoodi see according to their own legislation, the state may. Et selles mõttes rääkida, et see kuidagi otseselt parandaks, ma lihtsalt ei näe seda legaalset võimalust. Ainuke variant ongi niimoodi, et sisuliselt siis hiljem selle akta rakendudes siis tehakse liikmesriikidele soovitused, et seda ei ole teinud, aga siis see muudab ka Eesti õigusruumi. Kogu see argument tegelikult on väga selline, kas siis lihtsalt tühi või siis valitsuse enda teisi seisukohti küsimuse alla seada. Näiteks akta vastased on öelnud, et lepinguga liitumise korral hakatakse inimeste järele nuhkima, kaovad mitmed wifi levialad. Näiteks, et tagavarakoopia tegemine muutub kuriteoks, et kas need hirmud on põhjendatud või see on lihtsalt siuke suured hirmujutud, mis on liipe lähetud? Peaminister juba ütles ju, miks see meid see on? Need on, muidugi need on hirmud, nad on liialdatud, nad on põhjendatud. Ja nad on põhjendatud ühelt poolt selle akta sisu poolt ja teiselt poolt akta menetluse poolt. Ehkki Välisministeerium ütleb, et see on tavaline praktika, kuidas seal välislepingut valmistatakse ratifitseerimisega. Vabast ma olen Riigikogus olnud, ma olen näinud seda. Mitte kordagi midagi sellist ei ole olnud. Ja kuidas kusjuures seal Eesti juristid osalesid selle akta väljatöötamisel. Ja ühega ma rääkinud, et ta ei teadnud, mida teised teevad. See oli salaja, ta ei teadnud, mida teised teevad ja teised ei teadnud, mis tema teeb. Talle anti väga lühike, see väga väike selline piiratud töölõik, mida ta pidi siis läbi töötama. Aga sisu muidugi otseselt akta ei sunni kedagi nuhkima. Aga ta teeb elu niimoodi, et nuhkida on kergem kui mitte nuhkida. Ja see on väga vales suunas, moraalselt ja see on väga vales suunas tehnoloogiliselt ja see on väga vales suunas ka juriidiliselt. Kui on olemas mingi vabadus, näiteks sõnavabadus, siis alati peavad olema mingisugust ka piirangud.
Ja probleem on siin prioriteetides. Seda lähingut ma tookordse ministri, justiitsministri Rein Langiga pidasin. Et ühelt poolt inimesel on sõnavabadus, aga teiselt poolt nagu inimesel on õigus omale heale nimele ja nii edasi. On küll. Aga see on prioriteedid. Kumb on tähtsam? Ja muuseas kõikides, kaasa arvatud rahvusvahelistes lepingus, kaasa arvatud Euroopa Liidu leping, mis puudutab inimõigusi, on selge prioriteet. Inimõigus on primaarne õigus, seda inimese lahutamatu õigus. Millist intellektuaalset omandit siin kõige rohkem nagu käsitletakse? Kas see muusikat või millist intellektuaalset omandit? Jah, see on juba teine küsimus. Jah, kuidas see akta kaitseb intellektuaalset omandit? See on see probleem, et minu jaoks akta ei ole ainult halb asi, kuid ta on selgelt ühepoolne. On olemas mingisugune uus olukord ja selles uues olukorras on erinevad huvigrupid. Akta kaitseb ainult ühepoolne. Rahvusvahelise korporatsioone ja suuri tootjaid. Nagu selle Hollywood suured muusikatootjad ja nii edasi. Kusjuures isegi ilma aktata, meil autoriõigus on niimoodi, et meil on mingisugune muusikaline teos. Kes on selle aastal? Selgub, et seal on terve rida autorid. Kõige suurem autor on see plaadifirma. Siis on see, kes interpreet. Ja autor on seal kõige viimases otsas. Nii, ja see debatt on tegelikult praegu juba üleval ja see on väga tervika. Selles mõttes akta oli kasulik. Et me peame seda autori õigust teistmoodi formuleerima. Ja mul oleks väga meil, kui Eesti annaks siin eeskuju. Kui Eesti alustaks seda. Üks vahemärkus ka muidu, et tegelikult te saate küsimusi küsida siis paneeli keskel ja paneeli lõpus, et ärme vahepeal niimoodi küsimusi võite. Vot. Aga näiteks, et jah, palun. Ei, ma tahtsin sama asja kohta öelda, et tegelikult akta ju meil muudkui räägitakse sellest interneti asjast, tegelikult akta ju reguleerib üldiselt igasugust piraatlust, kaasa arvatud ka Nike märgi. See internet on 10%. Ja, et kodusõmmeldud Nike särgile Nike märgi peale panemine ja seda tüüpi asju tegelikult ka seal lihtsalt seda debati kohti on natukene vähem, kuna see on selge, kuidas sellega võidelda. Ja teine asi on see, et ega seda juttu suurkorporatsioonidest ja nii edasi, see on osaliselt õige, teisest küljest muidugi, ega kõik riigid